Tere tulemast Libra Luresi kanalile. Tänases episoodis tahaksin teile näidata meie uut mudelit Blackes Looktail 8,2 tolli 210 mm. Praegu on see saadaval ainult ühes suuruses. See on järgmine lant meie Vertical Pelagic Series sarjast. Seega kutsun teid vaatama meie uusimat osa. Blackes Looktail on lant, mis on mõeldud spetsiaalselt niinimetatud vertikaalpüügimeetodiks. See sobib suurepäraselt ka viskepüügiks. Seda saab varustada kas läbi keha torgatava konksuga, tavalise standardse jigipeaga või wolframist peaga, millele on lisatud kolmik. Samuti on olemas palju erinevaid varustamisviise, mille leiate ka meie kodulehelt libralures.com. Blacke on saadaval ainult ühes suuruses, nagu ma varem mainisin. Selle landi kaal on 30 grammi, pikkus 8,2 tolli ehk 210 mm. Pakendis on üks tükk. Värve on 12, nagu kogu Vertical seerial. Iga mudeli jaoks on hetkel 12 värvitooni. Me plaanime seda värvivalikut laiendada ja suurendada, aga see jääb juba järgmisesse hooaega. Seega hetkel on Blackil 12 värvitooni. Ma kujundasin need värvid iseenda järgi. Ma arvan, et need on järele proovitud ja tõhusad värvid. Võib-olla mitte igas veekogus, aga usun, et igaüks leiab endale midagi sobivat. Blacke, võib-olla räägiks lühidalt landist. Lant, millel on tõetruu kalasoomuste imitatsioon. Püüdsime siin näidata landil ka kõige pisemaid detaile. See on tüüpiline särjekuju pintailiga ehk ellipsikujulise sabaga, mis edastab suurepäraselt liikumist, kui töötame oma ridva otsaga. Proovige seda ise akvaariumis järele. Siin, nagu näete, on meil mõned landid juba varustatud. Esimeses variandis on lant hetkel ilma kolmikuta, aga tahtsime teile näidata, kuidas saab võrgu kaudu saadaval olevate jigipeade raskust sobitada, lõigates meie landipea ära ja kohandades selle korpusega. Siin on meil ka poest ostetud jigipead, mis on valitud topeltpöörlaga, ühe pöörlaga ja kuhu kinnitame kolmiku. Siin, nagu näete, on wolframist jigipea, mis on mõeldud taskulambiga püügiks. Tänapäeval nimetatakse seda ka ahvenate püügiks veesamba keskosas, aga viskest. Samuti kasutame viskamisel erinevaid variante, mis puudutab rakendust ja mina isiklikult kasutan 5, 7 ja 10 grammiseid jigipeasid, kruvitavaid peasi või wolframist peasi. Nagu siin näha, on ma jigipea asemel kasutanud kolmikkonksu. Võib kasutada ka tavalist jigipead. Mina kasutan wolframist jigipeasid. Võib ka peibutise õrnemalt rakendada, aga mulle tundub, et veesamba sees püüdes on kolmik palju tõhusam, eriti kui on tühjad võtud. Seega soovitaksin pigem püüda kolmikuga kui jigipeaga. Nüüd näitan teile, kuidas sellist sluugi varustada tavalise keeratava pliistpeaga koos kolmikuga ning ka kalapeaga liigendil koos pöörlaga, samuti kolmikuga. Ülejäänud varustuse leiate, nagu ma mainisin, meie kodulehelt. Seal on täielik kirjeldus mitte ainult selle, vaid ka teiste lantide kohta, kust leiate konksude suurused, raskuste suurused, nende raskuste kaalu ning varustuse, mis on spetsiaalselt mõeldud meie lantidega püüdmiseks.
Nii et nüüd ma näitan teile, kuidas kõige lihtsamal viisil slugi varustada. Ehk meil on pöörlukk, 2 ühendusrõngast, tavaline kolmik, isegi mitte kinnitatav, vaid tavaline ning kalapea kujuline džigipea, mis on keeratav ja pliist. Lisaks käärid. Ainult seda ongi vaja, et see korralikult varustada. Kõigepealt võtame landi. Mõõdame ära vajaliku pikkuse. Mul on siin juba mõõdetud, et piisab, kui lõigata sellest kohast. Võtame käärid ja lõikame ära. Parem on kasutada pikemaid. Keerame sisse. Me sisestame jigipea kergelt ja keerame selle sisse. Ja kontrollime, kas meil õnnestus land korralikult pea külge sobitada. Seejärel võtame kolmikhaagi. Mina kinnitan ühendusrõnga väikeste tangidega. Ma ei kasuta spetsiaalseid seadmeid rõngaste paigaldamiseks. Ma ei tea miks, aga nii ma olen lihtsalt harjunud. Nüüd siis selle kolmikhaagi võime kas kinnitada siia väikese kruvi külge, kinnitades selle keha sisse, nii et meil on 2 haruvälja ulatumas pluss see 1 põhikonks, või siis mitte suruda seda jõuga sisse, nagu enamik teeb. Ehk peidab kogu kolmikhaagi ära, hoiab tugevalt kinni ja on ilusti sobitatud. Ära tee seda. Piisab, kui kinnitate kolmikhaagi kergelt nii, et see saaks meie landist välja hüpata. Seega vajutame kergelt. Selle kolmikhaagi asend ei ole tegelikult oluline. Mina isiklikult pööran sellistele asjadele tähelepanu, aga see on juba pigem liialdus. Kohe näitan teile, kuidas keerata sellesse kohta spetsiaalsed kruvid, millega ma kinnitan kolmikhaagi. Samuti on olemas spetsiaalsed magnetid nende kruvide küljes, kuhu hiljem asetame kolmikhaagi ja see püsib kindlas asendis. Nii näevad välja meie seljakruvid, mis on mõeldud kolmikhaagi positsioneerimiseks. Nüüd näitan teile, kuidas seda teha. Mõõdame ära, kus kolmikhaagi põhiharu välja ulatub. Märgime selle sõrmega ära. Seejärel lööme ettevaatlikult ja keerame oma tugikruvi sisse. Ankur tuleb sellest täiesti ilusti lahti, nii et sirgendame selle väga rahulikult ja kui tugikruvi on juba sees, asetame kolmikhaagi harupaika ning konks sobitub kenasti korpusega. Nii et kõik 3 tera on kergesti kättesaadavad. Heida pilk peale. Teine variant, samuti kalapea sobitatud, lõigatud. Siin on meil värv ka omavahel sobitatud. Ja siin samamoodi on meil kolmikhaag koos valmis tikkudega, ehk me ei pea midagi sisse keerama. Tikkud on juba olemas ja need 3 tera peaksid selle võimaldama. Kinnitame ja kinnitame kolmikhaagi tikkudele ilma niinimetatud tugita. Ja meil on saadaval ka 3 koobast. Järgmine viis on täpselt sama lugu. Seekord on pea keeratav pliist. Sellel juhul me ei lõika oma kalalpead ära, vaid keerame vedru sisse. Jah, meie landi suuosa. Siin on meil just Mikado tinapea. Tervitan Mikado poisse. Suurepärane bränd, mis teeb väga häid asju nagu käärid ja pead. Kõik siin nähtavad kriitid on samuti Mikadod.
Seega tervitused poistele. Ja siin on meil tavaline pea. Ühendusrõngas koos kinnitatava kolmikuga. Ja teeme sama asja. Kinnitame oma süsteemi pea külge. Ja me relvastame sööda. Võime neid kummilantega altpoolt relvastada, kui koha ei tõuse üles, toituvad väga põhja lähedal ja me ei tõmba neile lanti eriti kõrgele, vaid näitame seda lanti otsepõhja kohal, kergelt mängitades. Siis koha ujub selle alla ja tihti lööb lanti alt üles, tehes nii-öelda tühjavõtte. Siis tasub lant lahti võtta ja kinnitada see alumise aasa külge, kuid seda teeme peamiselt madalas vees või siis, nagu mainisin, kui kohad on tugevalt põhja külge liibunud. Kui rääkida viskamisest, siis võite meie landi varustada, mitte ainult meie oma, vaid igasuguseid lante, aga tahaksime teile näidata lühikest konksu. Siin on mul just 4-0 suuruses konks, mis võib olla natuke liiga lühike. 5-0 oleks parem, kuigi selle landi jaoks sobib ka see ning seejärel ühendada tross ja väike kolmikkonks suuruses 6 või 8. Siin selles kohas punutakse kohe kokku kas terastrossile või paksule sägapunutisele. Nagu ma ütlesin, et seda oleks raske läbi hammustada, et haugihambad seda läbi ei näriks. Ma arvan, et sellest landist ongi vist kõik. Ainus, mida ma ei maininud, on see, et nagu nimigi ütleb, on plakkesärg, mis pole ihaldusväärne mitte ainult koha, vaid ka haugi jaoks. Isiklikult õnnestus mul hiljuti koos pojaga kalal käies isegi 160 centimeetrine säga püüda. Nii et ma arvan, et sellise särje sööb iga röövkala hea meelega ära. Ja järgmises osas tuleb midagi spetsiaalselt haugi jaoks. See projekt ei andnud meil rahu, aga nüüd saan seda teile juba näidata. See on ka juba ära testitud. Mõned inimesed juba püüavadki sellega. Näitan teile seda niimoodi. See on 3. mudel 4, mida sel aastal näitame ja see on Frogtag Boidail 210 mm, 8,2 tolli, nii et ma arvan, et see konn meeldib teile ka. Sellest konnast räägime järgmises osas, kuhu teid väga ootan. Loodan, et ma ei olnud iga. Näeme varsti. Hoia kõvasti kinni.